Tere päevast! Ma olen jõudnud siia Emajõe äärde. Ma mõtlesin, et võtan pargipingil hetkeks istet ja mõtisklen ühest väga huvitavast teemast, millest ma lõpuni aru ei saa. Aga kuna mu mõtiskused on kõik sellised, nii nagu torust tuleb, eks ju, siis võib-olla mõtiskuse käigus saan targemaks või kahtlema. Et seoses režiimi vahetusega Ameerika Ühendriikides, Donald Trump tuli tagasi võimule, on toimunud teatav, jumal tänatud, eks ju, teatav tagasiminek või edasiminek positiivses mõttes, jah. Ühesõnaga on toimunud selle sooideoloogia nõrgenemine, et enam ei surutada nii palju peale, kui ütleme kas või aasta või paar tagasi. Olukord oli ikka väga jõhker. Ma mäletan isegi ankeete, mida mulle saadeti, kus oli väga palju sugusid ja pidin Jumalat tänama, et olen ladina keelt õppinud, et aru saada, mis sugudega nende isikute arvates võib tegemist olla. Ja viimasel ajal ma olen vaadanud palju podcaste selliste, ütleme, transseksuaalsete isikute podcaste, kes mõtlevad täpselt samamoodi nagu mina. Ja ma olen šokis, heas mõttes šokis, ma olen muhelen, ütleme niimoodi. Et kuidas nad mõtlevadki, keegi läheb siin praegu mööda, et nad mõtlevadki täpselt nagu mina, et terve mõistusega, et on kaks sugu, eks ju, sugu vahetada ei ole võimalik, mis nende nagu elulugu või selline on see, et nad soovivad läheneda, et neil on selline, nad ise kutsuvad vaimseks häireks, mõned ka vaimuhaiguseks, et ükspäev võimalik inimesi kuidagi kiusama, eks ju, et mis tahab, et nad läheneksid sellele vastassoole ja elaksid selle vastassoo elu. Aga nad kunagi väidavad, nad on midagi muud, kui nad tegelikult on, jah. Ja nad kunagi väidavad, nad oleks kuidagi sugu vahetanud. Ja mis nende puhul kohe silma torkab on see, et ütleme, kui üks nendest inimestest tänaval vastu tuleks, siis sa ei saaks aru tegelikult, mis soost inimesega on tegemas. Et nad on niivõrd hästi oma rolli mängivad. Nad on väga palju, selleks, et hästi seda rolli mängida, väga palju, ütleme, vaeva näha, väga palju tööd teha, eks ju, see on. Eriti mulle meeldis üks transseksuaal, kes oli, ta oli mees, kes tahtis saada naisena. Ja ta oli kohutavalt ilus hääl. Mõtled, kuidas ta nii iluse hääle sai ja tegelikult talle intervjuus ta kohta ka küsiti, ta tuli välja, ta oli meil muusikaõpetaja ja ütles, et ta teab, kuidas inimhääl toimib, et oskab teha endale sellise ilusa hääle. Oskas teha siis, jah. Aga kui ma seda vaatasin, mul hakkas meenutama, mulle hakkas tunduma, et kogu see asi on natukene suurem kui lihtsalt mingi sooideoloogia, et see on väga lai ja kuri ideoloogia, mis on imbunud ka paljudesse teistesse asjadesse. Näiteks ma toon näite, et vanasti, ja ütleme konservatiivses ringkonnas ka praegu, eks ju, on nii, et kui kedagi huvitab väga mingi teine kultuur või teine keel, teine riik, eks ju, siis see inimene tegeleb sellega kogu aeg ja ütleme, kui see on prantsuse keel, mis huvitab, see on frankofiil, need baltisakslased, kes tegid, ütleme, eesti kirjakeele, estofiilid, eks ju. Aga mis kõiki neid fiile iseloomustas ja iseloomustab ka siiani, eks ju, on see, et nad kunagi ei taha saada, nad teavad, et see ei ole võimalik, et ma olen frankofiil, see ei ole võimalik, et ma saan prantslaseks, see ei ole mitte kunagi võimalik. Aga ma ei tahagi selleks saada, sest ma olen see, kes ma olen. Aga ma olen väga huvitatud kogu sellest prantsuse kultuuris ja seda ma olen frankofiil, eks. Siis tänapäeval on tekkinud inimesed, kes ütleme, mul endal on kokkupuude olnud venelasega, kes ütles mulle inglise keeles, et ta on eestlane. Eesti keele ta ei huvitanud. Ta rääkis ta väga, ma saan aru, ta oli naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud, siis ta oli mingil määral seda õppinud, aga see väga ta ei huvitanud. Ja ühesõnaga mingit lähenemist eestlusele ega selle eesti keelele ei olnud, võtta kas või need baltisakslased, kes ikkagi lähenesid. Aga inimene ütleb sulle, venelane ütleb sulle inglise keeles, et on eestlane.
võib-olla on selline kokkupuude, et Eesti keeleteadlane ütleb mulle täiesti selge, selge pilgul, eks, ilma võpatamata, ilma mingit probleemi tekitamata, et inimesed, kes tegelevad eesti keelega, ei peagi eesti keelt oskama. Täiesti sellised laused. Ja siis ma mõtlen, et see nagu väga kattub tegelikult ju selle tänapäeva selle kurja sooideoloogiaga, kes tõepoolest inimesed, kes on, ütleme, mingi habemega meesterahvas, paneb endale kleidi selga, siis möörgab, et ta on naine, eks ju, jah. Esiteks keegi ei saa sugu vahetada ja teiseks ta on nagu mingi 1000 korda allpool sellest, kes on, ütleme, väga palju tööd teinud, et tegelikult mõjuda nagu naine, eks ju, avalikus ruumis. Ja selle avaliku ruumi kohta mõtlesin tegelikult olemas selline ka, et avalikus ruumis ei pea inimene alati nagu tõtt rääkima. Oma sõpradele jah, sa pead rääkima tõtt ja ütleme, kes sa tegelikult oled, aga avalikus ruumis sa ei pea. Ja kui mina pikka aega elasin välismaal, siis ma olin ka tegelikult ju omamoodi fiil, eks ju. Kunagi ei taha tulla midagi muud kui eestlane, see väga selge, aga ma tahtsin ikkagi ühiskonda nagu sulanduda, mul oli väga tugev huvi selle ühiskonna vastu. Ja siis oligi mõnikord juhtumid, kus mind peeti päriselt selle ühiskonna liikmeks. Ja siis ma muidugi alati ütlesin, ei ole. Aga see juhtum mõnikord kuid, et oli peetud. Ja üks näide oli see, ma käisin ühes supermarketis alati, seal oli üks kassapidajaga, alati lobisesin seal ja ta oli nagu mujalt Hispaaniast, siis pärit ka, ta ei olnud päris katalan, aga ta oskas katalani keel. Ja ma alati rääkisin ka katalani keeles ja ükskord oli mul suurem ost ja suuremat ostude puhul, kui kaardimakse oli, tuli näidata dokumenti. Ja ma näitasin dokumenti, Eesti dokumenti. Ja ma mäletan elu lõpuni, kuidas ta karjatas, et sa ei olegi katalane. Ja kuidas see võimalik? Aga ma ei valetanud talle teadlikult, lihtsalt ma eeldasin, et ta saab aru, et ma ei ole, aga kui ta ei saanud, siis see on tema probleem. Et see ongi see huvitav, et kes lähenevad, nad nagu ei pea seda nagu kui sellises avalikus ruumis midagi tõestama, midagi rääkima, eks ju. Sa ei lähe nagu saiapoodi hakkama oma elulugu seal rääkima, eks ju. Aga oma sõpradele sa peaksid ikkagi tõtt rääkima. Ja see on vana kooli inimesed, olgu ükskõik millega, olgu see siis lähenemine teisele soole, lähenemine teisele keelele, lähenemine millele iganes. Inimesed lähenesid, nad olid sellest nagu, nad vajasid seda lähenemist, eks ju, aga neil on ka teadlikkus, et nad ei saa kunagi ise selleks, nagu millele või kellele nad lähenevad. See teadlikkus oli neil nagu elu lõpuni ikkagi väga-väga tugevalt olemas. Ja on siiamaani, eks ju, mul on ka siiamaani see teadlikkus. Kui ma kohtusin selle isikuga, kes oli 60 alguses, eks ju, Puigcerdasse kolinud, Hispaania vanadaam. Ja ta ütles alguses, kas te olete hispaanlane? Ma mõtlesin alguses, et ma olen, ja mõtlesin, ei, ma ei ole hispaanlane. Aga sellist ütlete prantslane, ei prantslane ma ka ei. Et ühesõnaga, sa arutad, sa hakkad vestlema inimesega, siis muidugi sa räägid tõtt, aga samas kui sa ostad kohvi või saia või ma ei tea, käid pargis jalutamas ja ütled kellelegi tere, eks ju, siis sa nagu ei pea seda tõtt rääkima, aga sinu lähenemine on niivõrd hea. Aga tänapäeval on need, kes üldse ei lähenegi, vastupidi, need on põlgust, viha, hirmu, negatiivseid emotsioone, eks ju. Ja ilma lähenemata hakkavad väitama, et nad on muutud seda, kes nad on. Et see on nüüd see, mis on ise sarnane, ta on nagu, ei ole mitte sooideoloogia, vaid see on kõik üldideoloogia mingi. Üldideoloogia, et ütleme, et ma tahaks teada, mis toimub selle venelase peas, kes teadab inglise keeles eestlasele, et ta on eestlane. Ma tahaks teada, mis ta peas toimub, sest see on midagi väga haiget. Sest seda pole kunagi sajandite jooksul mitte kunagi sellist asja olnud. Jah, et sa muudad nagu oma rahvust või. Jah. Või jah. Et see oli see huvitav mõtisklus, et kuidas näha, kuidas see Jumalale tänu, eks ju see on hakanud vaikselt nagu... Võin korraka selle asjale tähelepanu üldse. Vaikselt see sooideoloogia on hakanud ütleme, ära kaduma. Ameerikas rutem neil läheb natuke aega, ja selleks, et nägu säilitada natukene veel tõmblevad. Aga ühesõnaga ma ei ole saanud pikka aega sellist ankeeti, kus on mingi 10 või 15 sugu. Ma pole pikka aega saanud, nii et mida ma olen saanud nagu mees, naine ei taha öelda või midagi. Mingi kolmas variant ka, aga ma ei ole pikki pole enam saanud tükk aega. Ja mida ma olen tähele panin, kui ma olin Tallinna lennujaamas viimati, nad loevad eks seal väravates ette neid teateid, pealeminekut teateid. Kui tuli see lott, see Poola lennufirma,
siis loeti see daamid ja härrad, ladies and gentlemen. Mis on ka tegelikult, ta ei tähenda midagi, see on see vana kultuur, eks ju. Ma ütlen, kui Royal Air pole mõtet sellist ette lugeda, sest seal pole ühtegi daamiga härrad seal pardal. Aga just see, et nemad ikkagi loevad selle ette ja vana kultuuri. See on see lähenemine võib-olla. Et sellised mõtted olid peas, et kokkuvõttes see, et kui vanasti nagu teati, et sa ei saa muutuda, aga sa saad läheneda sellele, mida sa armastad, eks ju, siis tänapäeval põlatakse, vihatakse seda, mis tahetakse olla ja siis väidetakse, et ollakse see. Nii et jah, tahaks nagu videvikku tagasi palun. Aga tänud kuulamast nagu ikka.